Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari jätkus 4. etapiga Tartumaal Elvas. Rand ja Tuulberg 20. Elva rattamaratoni võistluskeskuseks oli aasta jooksul uuenduskuuri läbinud Elva linnasüda. Põhjalikult uuenenud kultuurikeskus esine pakub rohkelt ruumi jalakäijatele ja jalgratturitele ning on ka suurepärane koht vabaõhurituste korraldamiseks. Stardikanga alla olid taas kogunenud kõik kohalikud tipud ja niigi kõige kiiremaks Hawaii Express Estonian Cupi trassiks tituleeritud võistlus tõotas tulla ülipõnev. Enne rajale startimist tegime tutvust Sport Travel MySnack võistkonnaga, mis on ellu kutsutud eeskätt välismaal toimuvate spordiürituste kogukondlikuks külastamiseks. Seni oleme põhiliselt teinud sporditurismi reise teistesse riikidesse ja kuna see koroona on põhjustanud eriolukorra, et välismaised võistlused on ära jäänud, siis sellel aastal otsustasime oma tiimiga osaleda Estonian Cupi maastikuratta Hawaii Express Estonian Cupi maastikuratta maratonisarjas oma tiimiga. Ja olen vaadanud Tour de France ja teisi, et kõik asi hakkab ikkagi bussist pihta. Kõigepealt tuleb ikka korralik buss muretseda ja kõik ülejäänu tuleb iseenesest. Rand ja Tuulberg Elva rattamaratoni erinevatest võistlusdistantsidest võtsid nende tiimi ridades osa näiteks Raul Olle, Marek Lemsalu, Madis Kimmel ja Kaire Vilgats. Mulle tundub, et see on selline spordientusiastide punt, kellele annad ükskõik millise spordivahendi kätte ja nad lihtsalt lähevad ja teevad. Ja kõik need võistlused, kus mina olen käinud, ma ei tea mitte ühtegi katkestamist. Kõik on lõpuni jõudnud. Eelmine etapp Kullamaal rattaga oli ikka päris keeruline. Ma loodan, et täna on lihtsam. Siin vähemasti tagatubades räägitakse, et on selline hea kiire ja sellistele minusugustele mahlamütsidele paras. Kaire kindlasti on palju kiirem kui mina. Jaa, kindlasti. Kiirus tuleb siit. Süsivesik, puhas kiirus. Puhas kiirus ilmselgelt. Mina olen selles mõttes ka, mina nii peenelt ei oska rääkida kõik, mida sa siin läbinud oled. Ma ei tea isegi, mida ma läbinud olen. Aga mida sa läbima hakkad? Ma hakkan rattamaratoni läbima, aga pool maratoni, see 20 kilomeetrit. Sest et arvestades ilma ja oma vormi, siis ma mõtlesin, et äkki ma ikka selle 50 peale veel ei säti. Mis need ettevaatusabinõud sellise kuuma ilma ja päiksega on sportlase jaoks? Mina olen aru saanud, et ainult vesi. Ja jäätis. Jah, alustada jäätisega. Nõndanimetatud magnetitena olid Rand ja Tuulberg 20. Elva rattamaratoni stardiprotokollis ka ralli maailmameister Martin Järvoja ja endine Eesti korvpallikoondislane Janar Talts. Mõlemad startisid Gardena maratonil. Meie klubi korraldab seda üritust, siis pakuti välja, et tule tee ka kaasa, et siis hea toetada oma klubi tegevusi. Ma tundub, et siin on ka toetatud enne starti, et on toodud eriti suur rattaraam välja, eriti suured rattajalanõud. Jah, et sellega oli omajagu janti ka veel, et leida üldse nii suuri asju, aga õnneks saime hakkama ja lähen starti. Ja siis see algas. GP võistlusrada oli Elvas 70 kilomeetrit pikk ja osaliselt kattus see Tartu rattamaratoni trassiga. Gardena maraton ja Jetoli poolmaraton olid vastavalt 49 ja 20 kilomeetrit. Kuni 10-aastased spordipisikuga nakatunud võtsid osa MySnacki lastesõitudelt. Sarnaselt eelmisele etapile Kullamaal kostitas ka Elva osalisi kesksuviselt sooja ilmaga. Kokku oli Rand ja Tuulberg 20. Elva rattamaratonile registreerunud 1044 nooremat ja vanemat ratturit, kellest 798 panid rattad ka joonele. Grand Prix lükati juba esimestel kilomeetritel tempo üles. Mul oli eesmärk kohe kilomeeter nullist sõidit raskeks teha, et võimalikult palju mendi ära elimineerida, kuna paigimeestel ei ole seda kiirust jalas, mis maanteemeestel ja minusugustel meestel, et mis ei ole nüüd kiitus, aga lihtsalt, et ja andsin ennast maksimumi. Arctic Sport vahefinišisse jõudis esimesena väikese spordi teinud Rait Ärm. Järgnesid Gert Jõer ja Peeter Pruus. Veel teenisid punkte Taavi Kannimäe ja Alo Jaakin. Jõer on ainsana teeninud vahefiniši punkte kõigilt 4 etapilt ja juhib Arctic Sport vahefiniši arvestust kindlalt ka pärast Elva rattamaratoni.
Tosinaliikmeliseks pudenenud juhtgrupp jõudis Põltsamaa mäefinišisse Peeter Tarvise vedamisel. Kohe tema kannul oli Peeter Pruus, mõlemad Como Velo Plus tiimi liikmed. Punkte noppisid veel Anto Jussi Juntunen, Toomas Lepik ja Martin Parv. Mäefinišis oli üllatuslikult grupist kadunud Põltsamaa mäefinišite arvestuse senine liider Gert Jõeäär, kel tuli rattalt kett maha ja ta kaotas seeläbi mitu minutit. Uueks mäefiniši arvestuse liidriks kerkis Peeter Pruus. Järgmisena langeski probleemide ohvriks Pruus, kes takerdus positsioonivõitluses ning kukkus. Ta suutis uuesti jalule saada ja jätkata, kuid mõte võidust oli pühitud. Seal oli ikka punt, oli mingi 15-20 meest, ma arvan, päris pikalt. Ja siis kuskil, ma arvan, 30. kilomeetril eksisin ühes kohas ja vajusin kurvi pikaks ja oli siuke nagu kauss ja säär, kuiv ja esiratta tõmbas alt ära ja panin külje maha korralikult. Ja korra siit eelmise aasta vigastuse koht paremalt hakkas valutama, mõtlesin, et nüüd ongi jama ja et äkki on, siis ma natuke mingi minut aega toibusin ja sõitisin ratta sirgeks ja hakkasin vaikselt sõitma, et vahe oli selleks hetkeks juba päris pikk, ma arvan, et ma ei teagi, 2 minutit äkki. Lõpukilomeetritel oli liidergrupis maanteemehi rohkem kui maastikurattureid ja kõige paremat finišikiirust näitas Alo Jaakin, kes Rand ja Tuulberg Elva rattamaratoni võitis. Kohe tema järel ületasid finišijoone praktiliselt koos Anti Jussi Juntunen ja Rait Ärm. Lõpus oli mul lihtsalt õnne, et ma sõitsin maanteekingadega, et pidi seal raudtee alt läbi jooksma, et seal ma lihtsalt läksin ette ja blokeerisin nii palju kui võimalik, oma tempot surusin peale ja õnneks sain jalad sisse ja siis edasi oli juba, ma olin suht kindel, et selle rattaga ma olen lõpufinišis neist kiirem. Ja lõpp jäi lõpu peale ja tuli lihtsalt ära vormistada. 2 sekundit Jaakinist hiljem tulid finišisse Peeter Tarvis ja Martin Loo vastavalt 4. ja 5. 6. koht läks Markus Pajurile ja 7. tuli üle lõpujoone Hawaii Expressi liidrisäki kandev Peeter Pruus, kes ka pärast Elva etappi üldliidriks jäi. Sõit oli kohe algust väga kiire, et siin mehed, kes olid tsüklo või graveli ratastega, panid kohe hoo peale ja see oli siuke Tartu maratoni stiilis andmine, et 2 mordiga nagu väga hea ei olnud siin ega üldiselt, aga mõned metsavahed olid seal üpris siuksed ikkagi põrutavad ja tehnilised, et samas oli nagu varieeruvust jätkus ja tõusu ka, et siin Lõuna-Eestis nagu jagub. Estonian Cupi naiste arvestuse roosas Subaru liidrisärgis startinud Mari-Liis Mõttus pidi Elvas tunnistama Janelle Uibakandi paremust, kes võttis seekord võidu. Mõttus kaotas talle pea 2 minutiga, 3. oli Meri-Liis Irvel. Elva rada on nüüd juba mitu aastat olnud ühesugune ja alati on sattunud ka hästi kuum ilm olema, et oli küll siin vahepeal vihma tulnud, aga see oli natukene juba nagu ikkagi siin kuivatatud ära paari päevaga, et ma arvan, et hea rada oli, eriti ilmaga võrreldes nagu. No Mariga ikkagi läksime stardis suhteliselt koos, et siin kuskil äkki 20. kilomeetril, või ma täpselt ei pannud tähele, kui läks punt pooleks ja vist, või siis Mari ei taha poole punti, ma täpselt ei tea, aga et siis me nagu eraldusime sõidul ja nii nagu jäi lõpuni. Subaru liidrisärki jääb endiselt kandma Mari-Liis Mõttus. Gardena maratoni võitis M40 vanuseklassi rattur Marku Ainsalu, teiseks tuli eelmise etapi võitja Roomet Pajur. 3. finišeeris Antti Öövik. Hooajal esimest korda võiduta jäänud Pajur jätkab sellest hoolimata Gardena liidrisärgis. Jetto oli poolmaratonis, jätkas võitude lainel Mattias Mõttus, kes edestas finišis napimalt Riko Tammepuud. Mõttus hoiab ka Jetto oli liidrisärki kindlalt enda seljas. Hans Krohe kiirenduskilomeetri parimad tulemused said enda nimele Taavi Kannimäe ja Mari-Liis Mõttus. Meeste seas haaras aga liidrisärgi Gert Jõeäär, naistest jätkab Hans Krohe särgi kandmist Mari-Liis Mõttus. Võistkondlikult läks esikoht tugevalt esindatud Tartu 2024 BalticChainCycling.com tiimile, naiskondade hulgas aga Hawaii Expressile. Traditsiooniliselt toimusid põhisõitud eel ka lastesõidud, kus osalema olid oodatud kõik, kes kaherattalisi tatsutavad. Kuni 10-aastaste arvestuses võisteldakse MySnack liidrisärgi eest. Nii poiste kui ka tüdrukute arvestuses võitsid Elvas üldliidrid. Poistest oli esimene Georg Salupuu ja tüdrukutest Marta Mõttus.
Palavat ilma ja ülikiiret rada trotsisid ka tublid rahvasportlased. Üheks selliseks oli ennast maskeerinud ka Kaspar Austa, Elva rattamaratoni rajameister, kuid sõprade sunnil tuli tal startida 70 aasta vanuse tehnikaga ning selga ja pähe tõmmata retrovarustus. Tegemist oli Kaspari poissmeeste õhtuprogrammi avapauguga. Ei no ma läksin ikka panema, et kõik maastikurattad ja kõik tegin 2 trenni ja et sõbrad tegid ikka niisuguse üllatus, et ma ei olnud selleks üldse valmis. Aga ei, ratas mõned asjad andsid järgi, aga lõpuni kestsin vastu, et endalegi üllatuseks ma olin 25. kildin veel eesgrupis, et väga äge, aga metsa vahel ikka startsus seega ikka paigimeestel järele püsi ja seal mul jäi selg nii kangeks, et seal lasin jala sirgu, tulin sõpradega koos lõpuni. Tutvusta natuke oma sõiduriista ka meile, et ma saan aru, käike vahetad sa siit alt hoopis raami küljest. Jaa, et ma ise sõitsin ka sellega, et kui ma Elvasse Arno Lääne juurde rattatrenni tulin, et siis mulle anti täpselt samasugune ratas kätte, et 5 käiku alt vahetus ja kestis lõpuni, et selles suhtes super, et noorena ma sõitsingi sellega, et need olid mu esimesed rattad. Aga enam teist korda niisugust maratoni või rallit ei läbiks sellega või mis siis arvad, hakkas meeldima? Pigem mitte, et kui ma edaspidi nagu niisama nautima lähen, siis pigem mitte, aga mine sa tea, et retrosõit järgmine nädal Rene Mandri korraldada, et sinna olen raudselt sellega peale. Aga maratonil ja poolmaratonil oli stardis veel vapraid sportlasi, kes tuli rajale seltskonda nautima, kes kohtadele sõitma. Siuke spordimeestele kulunud fraas, et püsida kõrges mängus, see on siuke, kuidas keegi seda nagu tõlgendab, aga lõpus mingi kohtadele 3-10 siin sõitsime ja vist, ma ei tea, äkki 6-7, mis ma seal olin. Ja ütleme niimoodi, et sellises vanuses enam finišispurti ei jõua noorte endadega teha. Mis siis raja peal huvitavat ka juhtus? See üks mägi seal võtab hästi kinni. Ja siis juurikad ja põllu peal hüpped ja vahepeal. Et suhteliselt tavaline sõit või midagi nagu eriskummalist ka või? Ei olnud väga kummalist sõitu. Ja ratas on just juba puhtaks ka pestud, et enam väga porine ka pole, et muidu oli päris porine või? Ei olnud, tolmas hästi palju lihtsalt. Noh, ikka püüdsid eespool olijaid ja et neile ikka sappe jõuda, et mitte üksi kuskile metsa vahele jääda, et ütleme nii, et oli konkurente. Ja selles mõttes rada vist ka pigem nagu soosis, et ta nagu nii raskeks ja ära ei olnud vajunud? Selles suhtes see oli nagu kõigile jõukohane, et sellepärast ma siin olen ka. Et ma päris sinna jah, Boschi maastikusarja sõitudele ei kipu, sest see on vähe ekstreemsem. Et see on nagu kõigile jõukohane. Trenni pole väga palju teinud, 500-600 kilti seasta sõidetud ja võisteldud ka ei ole, aga muidu oli väga lahena. Et punasesse väga ajanud ja Martin läks kohe kuskil seal 3-4 kilomeetri eest ära ja ma ei hakanud nagu järgi punnimagi. Et noor mees ja las läheb oma teed. No sul oli ka tegelikult vist paar aastat vahel jäänud siin osalemisest, et kas see natuke andis siis tunda ka või nagu ütlesid, pigem see treening on see, mis praegu seda parimat vormi ei lubanud näidata? No pigem on ikkagi, et kõige parem treening on võistlus ja võisteldud väga pole ja sellel aastal esimene sõit nii-öelda kiiruse peale, et küll jah, iga nädal 2-3 korda käin sõitmas, aga sellist kiirusetrenni pole teinud ja nii oli, et tegelikult oli väga mõnus. Janar Talts sai oma tahtmise ning 2.07 pikk korvpallur on nüüd rattamaratonide sarja läbi aegade pikim finišeerija. Maratoni raja läbis ta 2 tunni ja 42 minutiga. Pikali ei käinud, aga mitte päris, aga väga raske sõit oli. Et saad aru küll, miks nii pikad mehed muidu jalgarattaga nagu raha teenimise eesmärgil ei sõida? Ma ei tea, kas see pikkusest on, ma arvan, et see on mingi treenituse tase, aga jah, et müts maha kõigi ees, kes selle läbi sõitsid ja tegid, et see oli, minu jaoks oli tõsine katsumus. Terve rada oli okei kuni seal lõpupoole, et see võttis siukse ikka, veremaitse suhu, et enne finišit oli ikka raskeid kohti oli oma jagu seal, et see oli kõige raskem osa, aga muidu oli tipp-topp rada ja ma arvan, et kõik, kes selle läbi sõitsid, on õnnelikud ja loodan, et terved.
Hawaii Express Estonian Cupi järgmiseks etapiks kogunevad rattasõbrad 29. augustil, mil antakse start 21. Jõulumäe rattamaratonile.